Mina olen jah Eliis ja mul on väga kahju, et ma ei saa praegult seal kohal teie kõigiga olla, aga kahjuks on niimoodi, aga see-eest on hea meel, et saan ikkagi tutvustada teile muuseumitundi kunstiga kiusamise vastu. Ja see muuseumitund on siis loodud Kadrioru kunstimuuseumile ja Tartu kunstimuuseumile. Veel enne, kui ma täpsemalt räägin sellest tunnist, siis mina ise töötan hetkel Eesti Vabaõhumuuseumis, aga pikalt, varasemalt olin Kadrioru kunstimuuseumiga seotud ja sealt see ka tuli ja siis hiljem ka siis koostöö Tartu kunstimuuseumiga. Aga ma lähen kohe siis kenasti asja kallale, et mis tunniga siis on tegu. Praegult ma annan sellise lühikese väikese ülevaate sellest, mis see endast üldse kujutab ja siis osale teist annab Hanna natukene pärast praktilisemalt siis maiku sellest tunnist. Et tegemist on siis jah, 2019. aastal loodud muuseumitunniga ja nagu juba ütlesin, siis praegult on ta jah siis aktiivselt ka saadaval Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsioonis ja on olnud Tartu kunstimuuseumi erinevatel näitustel, näiteks Pallase näitusel või Rootsi kaasaegse kunstinäitusel. Ja ütleme nüüd, kuidas see siis nii on, et ühte tundi on niimoodi mõnusasti mitmes kohas kasutada, on siis see, et see kõik põhineb Kiva programmi esimesel moodulil ja kogu selle tunni tuum ongi siis, tuleb ka siis just sellest samast Kiva programmist ja sellest, mida siis need lapsed õpivad siis klassiruumis õpetajaga nii-öelda teoorias, ehk siis Kiva programm muidugi need, kes teist sellega on varasemalt kokku puutunud, teavad muidugi hästi, et seal on veel palju erinevaid nii-öelda osasid või siis selliseid ka kõik, eks ole, see, mida teha, kui siis juba kiusamine on juhtunud, aga siin see tund siis põhineb just sellel, et kus siis lapsed saavad neid ütleme, teoreetilisi teadmisi ja muidugi väga mänguliselt ja praktiliselt, aga jah, just, et sellega seotud ta on. Ja ennem kui ma veel täpsemalt sellest programmist räägin, siis võib-olla ka sellest pisut, et miks tuli see mõte seda tundi luua. See on siis võib-olla niimoodi minu vaatepunktist. Et kui ma olin ka juba muuseumitunde teinud, siis hakkas üks hetk tunduma, et kuidagi näeb seda kiusamist nii palju. Ja nüüd muidugi võibki mõelda, et kas see on päriselt nii või see lihtsalt tundus nõnda. Sellepärast, et see on muidugi muuseumiti pisut muuseumi, ütleme tunnijuhina siis või muuseumi õpetajana näeb tihti neid lapsi ühe korra seda gruppi ja võib-olla isegi natukene niimoodi, kui rääkida nende omavahelistes suhetes, siis mõnes mõttes ilma sellise nagu kontekstita, et sa võib-olla ei tea, mis eile juhtus, mis hommikul juhtus ja siis sa võid näha seal selliseid erinevaid olukordi. Aga siiski, olenevalt sellest, et kas nad siis alati olid tingimata kiusamised või ikkagi või mitte, siis kuidagi tundus, et näed palju neid lapsi, kes jäävad kuidagi kõrvale või keda kas kuidagi aktiivsemalt tõrjutakse, et tahaks midagi teha, et nad saadad jälle muuseumist minema ja kuidagi ei saa miskit panustada või aidata, et kas või sellel grupil läheks midagi klassil paremaks. Aga jah, et ühesõnaga siis tuli mõte, et tegelikult ju saab teha küll, saab pakkuda siis näiteks sellist ühte programmi, mis kindlasti oli selle loomise juures väga oluline aspekt, oli just siis sama koostöö Kivaga. Et kui see mõte tuli sellist tundi teha, siis mina võtsingi ka Kivaga kontakti ja oli hästi hea meel, et nad olid kohe valmis siis appi tulema, olid nõus kõike seda materjali jagama.
ka tagasisidestama selle protsessi jooksul ja tegelikult ka siis tol hetkel ütleme siis projektis osalenud inimesed või need, kes hakkasid näiteks tundi tegema, said ka väga kasuliku koolituse, mis on kindlasti oluline, et teada, kuidas nendele asjadele läheneda. Ja see, et on selline kindel seljatagune, oli kindlasti väga oluline, et on siis selline teaduspõhine, kindel struktuur, millele saab hakata seda tundi üles siis ehitama või looma. Et kindlasti mina tundsin seda tehes, et see andis omamoodi sellise kindluse ja vabaduse ja ei pidanud nii palju kuidagi iga sellist nagu sammu läbi mõtlema, et kas see on õige, sellepärast et sa teadsid, et sellega on teised spetsialistid juba tegelenud. Aga täpsemalt siis sellest tunnist pisut. Kestab ta kokku keskmiselt 90 minutit. Nüüd Kadrioru kolleegid, kuna täpsustasid ühesõnaga, et kuna minul, ütleme, on kogemus seda läbiviimisest jääb üsna nagu mitme aasta taha ja siis ka ma väga pikalt seda ei saanud teha, et ma liikusin ise muuseumist edasi, siis nad on öelnud, et kuna ikkagi tuleb õpetajaid, kellel on kindlasti ainult 60 minutit, siis nad on suutnud sellega kontsentreerida 60 minuti sisse. Muidu, eks ole, terve õppeaasta jagu sellist kevadtundide tööd. Aga ikkagi tavaliselt 90 minutit. Ja sihtgrupp on siis põhikooli esimene aste, aga jällegi praktikas on tulnud välja, et alates 5. eluaastast on nad suutnud kenasti seda kohandada. Kui ka programmi luues tundus, et on oluline tekitada siis vahe sellel, et kas osad õpilased on kivaga kokku puutunud või siis ei ole, siis lõpuks, ja me tegime tegelikult isegi sellise lihtsustatud programmi siis neile, kes ei olnud siis ise kivaga kokku puutunud, siis tegelikult sellest lisavariandist, programmist, lihtsustatud variandist on tänaseks loobutud ja öeldi siis mulle Kadriorust, et nemad tegelikult tänaseks praktiliselt enam seda vahet ei teegi, et nad ei küsi seda ette ja see tuleb siis seal tunni alguses niimoodi, ütleme, võib-olla jooksvalt välja, et see nagu ei ole oluline. Ja tund ise algab siis sellega sissejuhatavas osas, et räägitakse või räägime lastega läbi selle, mis on kiusamine, et kuna kiusamine on, eks ole, ka selline nii-öelda tavakeeles kasutuses olev väljend, millega ei tähistata ainult seda tegevust, mida me võib-olla siin täna praegult sellel üritusel võib-olla silmas peame, siis on oluline need raamid siis täpselt paika saada. Minu kogemusest see on nagu natukene selline ruineeriv osa tunnist, et kui räägid täpselt, mis on see kiusamine, selles mõttes, et muidugi alati niimoodi, et lastega koos, aga lihtsalt see teema on nagu ikkagi kurb, et sa alati need õlad nagu vajuvad longu ja naad lähevad väga pikaks ja siis tuleb sellel siis selline positiivne nagu kohe pööre, et aga täna lapsed siis ise kehastuvad kiusamise lõpetamise ekspertideks ehk nemad on need, kes hakkavad siis andma nõu tegelastele, keda nad siis kunstis kohtavad, et kuidas ühte või teist olukorda lahendada. Ja siis on jälle muidugi hästi selline jõustav hetk, et vot lõpuks meie 7-aastased meil keegi küsib, kuidas seda asja teha, eks ole. Et see on selline tore hetk alati, et see kurbus pöördub seal ümber, on minu kogemus olnud. Ja siis ma olen siin slaidil ära toonud ka need põhimõtted, et millest siis räägitakse. Nendest siis praktilises osas Hanna räägib ka neile täpsemalt, kes siis seal osalevad, aga kui ma näiteks toon ühe kiire näite, näiteks see põhimõte kedagi ei jäeta välja, siis seda, seal on 2 varianti tegelikult, praeguseks see variant on siin erinevatel põhjustel kõrvale jäetud, aga muidu oli siis näiteks Katariina teise siis selline ratsaportree, kus ta on üsna noor veel, siis me saame rääkida sellest, kuidas tema ju siis tuli tänapäeva Saksamaalt, siis Vene õukonda, mis tunne tal siis võis olla seal, erinevad emotsioonid, mida ta võis seal siis tunda ja siis nõuandmise hetk on just siis see, kus lapsed saavad anda talle nõu, lapsed ka soojendame need ette niimoodi, et kas nemad on ka läinud kunagi uude rühma või uude klassi või uude seltskonda üldse.
et mida siis võiks Katariina teha selleks, et teda paremini vastu võetaks. Ja teisipidi keerame olukorra ümber, et mida saaks see kogukond teha, et sellel inimesel, kes nende hulka tuleb, oleks siis tore ja meeldiv. Ehk siis sellised on need kiirelt siis kirjeldades need olukorrad, mida lapsed lahendavad. Ja need on siis sellise siis 5 erineva peatusega, et mõned põhimõtted me oleme kokku liitnud, et ikkagi jõuaks selle kõik 1 tunniga läbi teha. Ja tunni lõpetab siis selle klassilepingu koostamine, mida te siit pildilt ka praegult näete, et üks klass on seal siis või rühm siis koostanud, ehk siis see on selline praktiline joonistamise ja kirjutamise osa, klass jagatakse gruppideks, igaüks saab siis ühe põhimõtte ja sellisele kleepsupaberile siis kujundatakse see põhimõte, kirjutatakse, värvitakse, kaunistatakse ilusti, siis see kleebitakse kõik kokku üheks klassilepinguks. Tunnijuht veel ennem räägib sellest, mis on nüüd see leping, mida see tähendab, kui sa oled sellele alla kirjutanud, et sa päriselt usud, lubad, et sa pead sellest kinni. Ja siis pannaksegi ilusti pidulikult sinna niimoodi need allkirjad alla. Vot nii, aga ma vaikselt liigun edasi. Mis siis selline tagasiside ja võib-olla tähelepanekud sellest programmist on? Üldiselt on tagasiside nii õpetajate kui õpilaste poolt olnud positiivne. See tund on meeldinud. Praegult ka Kadriorus näiteks nad ütlesid, et nad ei ole tegelikult sellele eraldi väga palju reklaami teinud, väga palju suust suhu kõlab või kui siis levib seda reklaami, aga ikkagi, kui kokku lugesid, palju eelmine õppeaasta käis, siis oli täitsa tõesti kena selline arvestatav number, et ikkagi käiakse. Ja nad tõid ka välja, et neile tundub, et tihti tullakse siis, kui see teema on kuidagi nagu riivamisi klassis üleval, et mitte selliseid nagu väga akuutseid probleeme ei ole, aga pigem, et on teemas. Siis muuseum kui selline, ütleme, neutraalne keskkond selles mõttes, et lapsed saavad tulla korraks oma klassikeskkonnast välja, võib-olla mis on muidu selline koht, kus muidu need sellised keerulised olukorrad tekivad. Neile räägib keegi teine inimene seda, mitte siis nende õpetaja, et seda on just õpetajad öelnud, et nad hindavad, et ei ole ainult see, et mina ütlen, et peab käituma teistega sellisel moel, vaid et on ka keegi teine. Aga teisest küljest on ta ka kindlasti väga laetud keskkond, et kui te aga vaatate seda pilti, siis näiteks kindlasti ka teiste muuseumite ja Tartu Kunstimuuseumi puhul, aga just Kadrioru kunstimuuseumi puhul, et kui sa tuled sinna lossi ja kui sa oled, mõtle, sellises vanuses, nagu need lapsed seal on ja siis sulle üks lossipreili nagu printsess päriselus räägib, et nii tuleb käituda, siis või kuidas just, et mitte, et nagu nii tuleb, vaid et sa temaga koos saad jõuda siis selleni, et see on kindlasti üks selline tore võimalus. Ja mida on õpetajad veel välja toonud, on see, et neil on selles tunnis selline natukene nagu, muidugi nad seal on alati kohal, alati aitavad, teevad, aga ikkagi võimalus natuke kõrvalt jälgida ka klassis neid selliseid dünaamikaid ja reaktsioone. Mida ise, kui nad neid tunde klassis teevad või siis lasteaias nii hästi, siis sellist olukorda võib-olla ei ole. Mis siis veel on välja tulnud, on see, et lapsed on alati väga tublid sel teemal ka teoreetikud, aga tingimata mitte praktikud. Et justkui nagu teatakse, kuidas oleks õige siis, kui seda arutatakse, aga siis, kui peab näiteks gruppidesse jagama, keegi jääb seal natukene eraldi, siis tuleb ta endale kampa kutsuda, et see võib-olla kohe nii nipsust ei tule, aga et see ongi hea siis hetk, kus saab kohe seda läbi erinevate harjutuste tegevuste, mis seal tunnis siis veel on, kohe siis harjutada. Ja võib-olla kokkuvõtvalt võibki öelda, et see ei ole kindlasti mingi üllatus, aga see ei ole ju loomulikult mitte mingisugune imevits ja kindlasti on ka oluline seda, et muuseumid ka seda niimoodi välja ütleksid, et keegi ei paneks sellele tunnile selliseid ootusi, et tuleb ühte tundi ja naksti, et enam ei peagi aastaid sellest teemast rääkima. Aga võib-olla siis pigem selline üks võimalus õpetajale, tema siis
tööriistagastis, et kuidas veel selle teemaga siis tegeleda väljaspool klassiruumi ja kasutades siis selleks muuseumide võimalusi. Nii, aga mina olen ära rääkinud selle, mis ma soovisin teile rääkida. Nii et tänan teid kõiki kuulamast ja soovin teile väga toredat ürituse jätku. Nii et aitäh minu poolt.